Tervist! Üks kuu jälle möödas ja aeg teha kiire ülevaade Tallinna kinnisvaraturust oktoober 2019. Oktoobris tehti Tallinna korteriomanditega 911 tehingut. Selgelt aasta kõige aktiivsem kuu. Viimati tehti üle 900 tehingu täpselt aasta tagasi, samamoodi oktoobrikuuga. Kui kolmas kvartal oli tehingute arv aastases võrdluses 10% plussis, siis oktoober näitab, et turul aktiivsust jätkub. Samas näeme pakkumise vähenemist, nii üldiselt kui ka konkreetselt uusarenduste osas. Tõnu Toompark, kes seda numbrit ka jälgib, rääkis siin just kuu keskpaigas, et uusarenduste pakkumine circa 15% all aastatagusega võrreldes. Tehingute keskmine ruutmeetri hind Tallinna korteritega samamoodi selle aasta tipus 2041 eurot ruutmeeter. No, tõenäoliselt samamoodi uusarendustega seotud. Aasta alguses sõlmitud võlaõiguslikud lepingud, kui uute korterite pakkumist oli kõvasti, jõuavad nüüd tehingusse, tõstavad uute korterite osakaalu potis. No, keskmist hinda ka muidugi. Ilmselt uuel aastal tõotab see osakaal väheneda, mis ilmselt toob kaasa ka väikese languse nii tehingutes kui ka keskmistes hindades. Kes kinnisvaraturu vastu suuremat huvi tunneb, siis sellel kuul tegid Tõnu Toompark ja Kaspar Kaljuvee Estate Guru riskijuht minu arust väga kihvti laivi. Peaks olema kuskil Facebookis ilmselt veel leitav, saate otsida. Tõdeti jälle, et turg tundub rahulik. Hindade kasv on käinud üldise inflatsiooni ja palkade kasvuga ilusti ühte sammu ja et riskid jäävad suure tõenäosusega ikkagi kaugele meie piiride taha. Mis nad välja tõid, oligi see sama. Uute korterite tehinguid võib siin aasta lõpus rohkem kajastuda, seejärel kindlasti väheneb. Mis tehingute arvu kindlasti mõjutab? No, ilmselt keskmist hinda ka, ei tea kui palju, sellepärast et kui uute korterite pakkumine väheneb, konkurents väheneb, siis arendajad enda vähenenud marginaalide raviks kindlasti prooviksid natuke hakata hindasid tõstma. Üks küsimus, mis nad veel arutasid, oli üürikorterite pakkumine. Ja Tõnu arvamus siin oli, et pakkumist ei ole liiga palju ja et odavamas segmendis on isegi puudujääk. Ja sellega ma nõustun. Odavamas segmendis praegu paned portaali üürikuulutus üles, siis sul on telefon punane. Välismaalastest tööinimestel on ju korterit vaja. Siit tuleb ka nõudlus. Samas, ma julgen väita, et suurusjärk kuskil 450 euri kuus pluss tuleb ülejääk ja sellest saab ka järgmine selline trend, sest kinnisvara usku eestlased on neid kaheseid-kolmeseid Tallinna kesklinnas kõvasti kokku ostnud üürile andmiseks ja eelmisel talvel oli tegelikult näha, kui talvehooajaks Airbnb käibed kokku kuivasid, siis löödi sealt kõvasti neid lühiajalise rendi kortereid pikaajalise üüri turule. Pakkumist oli piisavalt, et üüringud said isegi hinnast alla küsida. See kordub uuesti ja sellel aastal ilmselt veel valusamalt. No, ole näha. Selline see teine osa. Praegune müükide statistika väga kõva. Ole näha, kas siin aasta lõpus taset ka hoitakse. Ilmselt siis uue aasta alguses näeme väikest rahunemist. Aga näeme juba järgmises ülevaates ja seniks. Tšau!